head vaatajad, armsad sõbrad. Nagu te teate, siis ega Eestimaal ja eriti Hiiumaal mägedega väga kiidelda ei ole, aga kui te olete tähele pannud, siis nii mõnigi kord olen ma just jumalateenistust alustanud mõne künka või mäe otsast, täna ka. Ja seda ka omal kindlal põhjusel, sellepärast et teisipäeval tähistasime vastlapäeva ja vastlapäeval ikka lastakse mäe otsast kelguga liugu ja see on mägi Kärdla lähedal, see on küll tegelikult inimeste poolt tekitatud mägi või küngas. See on väga populaarne kelgutamise koht, kuhu siis tullakse kas klassidega või perekondadega ja lastakse mäe otsast alla pikka liugu. Sellel aastal, nagu te näete, kelgutamise tingimused just kõige paremad ei olnud ja nii ma tean, vähemalt Kärdla koolis lasti hoopiski madratsitega trepist alla. Ka sedasi saab liugu lasta. Aga lisaks vastlapäevale on alanud ka paastuaeg ja nende mõtetega olen täna jutluses rääkides loobumisest. Algussõnas tervitab meid ja juhatab palvele Elli ja muusikaga teenib Peeter. Õnnistatud teenistusest osa saamist me alustame Jeesuse Kristuse nimel. Good morning. March is an interesting time of year. Winter lingers, spring feels like it's close, but it still feels a little far away. And if the last few weeks are any indication, we get dumped on with snow and then we get drenched with rain next. It's also the time when I feel especially tired because winter's long nights take their toll, and the dreary weather just makes me want to curl up with a blanket and read a book instead of really being productive. As a teacher, this time before our March break can also get pretty squirrely. Students are just itching for a break. They're tired, restless, and often unmotivated. The other day, one of my students asked me if we could have a kindergarten day. And when I asked her what she meant, she replied, we play and then we nap. I laughed because I completely understood where she was coming from.
Not only am I feeling drained and in need of a break, but I also have to motivate the unmotivated while feeling unmotivated myself. Teaching French to a classroom of exhausted students isn't always easy. But isn't that how our faith can feel sometimes? Life brings us challenges, drains our energy, and wears us down. We become discouraged. And when we're discouraged, we become ineffective. Discouragement works against our faith. It tells us it can't be done, when instead we should be declaring, I know God can do it because he said he would. Last weekend, Alex and I had an incredible opportunity to attend Elevation Worship Night concert. Being in the Scotiabank Arena with 16,000 people all worshiping Jesus was absolutely amazing. And Stephen Furtick shared a powerful illustration that really stuck with me, and I just want to share it with you today. He took out his perfectly tuned guitar and began playing Great Is Thy Faithfulness, and everyone joined in. He then explained that in that moment, our hearts were like the well-tuned guitar. They were aligned with God, full of faith, worship, and focus. But then he made another point. As soon as we step away from that atmosphere, whether it's from a concert, a church service, or a moment of prayer, life begins to untune us. Distraction comes, worries creep in, and the devil subtly fiddles with our strings, pulling us away from God's truth. Then when we return to our faith, we can feel off and we feel distant from God, disconnected, discouraged. And we start believing the lie that it can't be done. So, how do we retune our hearts? We go back to the source, God. His truth is the only thing that can realign us. Here are some powerful scripture verses, just as a reminder for us. Proverbs 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to him, and he will make your path straight. We always need to remember that God has a plan for us, and we don't always understand it, but he is in control. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Even in our weakest, most discouraged moments, God is still our strength. And finally, a verse that I have reflected on all week. Let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Galatians 6:9. Nothing worthwhile comes easily, and perseverance is key. When we feel discouraged, we must remind ourselves God is with us, God is for us, and that the harvest is coming if we don't give up. March can be really tough. It's gray, it's dreary, but we have to remind ourselves that spring is around the corner, and with it comes new life and fresh hope. Let's pray. Dear Lord, thank you for your faithfulness, even when we feel tired and unmotivated. During our long days and discouraging moments, remind us to turn back to you as our source of strength and renewal. Help us realign our hearts with your truth. Help us trust in your plan, even when we don't understand. When we feel weak, remind us that your grace is enough. When we feel like giving up, strengthen our spirit and remind us of your perfect timing. Lord, fill us with endurance, joy, and hope. Let us not grow tired of doing good, but instead press on, knowing that you are with us and working in all things. In Jesus' name we pray. Amen. Sinu poole, issand, ma hüüan, mu kalju. Ära pöördu vaikides minust eemale, et ma su vait olemise tõttu ei saaks nende sarnaseks, kes lähevad alla hauda. Kuule mu anumise häält,
kui ma kisendan su poole, kui ma tõstan oma käed su püha mu pühima paiga poole. Kiidetud olgu Issand, sest ta on kuulnud mu anumise häält. Issand on mu tugevus ja mu kilp. Tema peale lootis mu süda ja ma sain abi. Sellepärast ilutseb mu süda ja ma tänan teda oma lauluga. Issand on neile tugevuseks. Ta on oma võitud mehe võidu saamise kindlustus. Päästa oma rahvas ja õnnista oma päris osa. Hoia neid nagu karjane ja kanna neid igavesti. Kõik sünnib ju teie heaks, et arm üha enamate inimeste tänu kaudu rohkenedes kasvaks Jumala austuseks. Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev päevalt. Sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au. Meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu, aga igavene. Täna ma tahan rääkida millestki, mis tõenäoliselt ei ole kõige populaarsem jutlustamise teema ja see teema on loobumine. Ma ei tea, me kuidagi see loomulik või maine olemus ei ole orienteeritud loobumise peale, vaid pigem ikka saamise peale. Võib-olla lihtne on loobuda asjadest, mida meil vaja ei ole. Lihtne on loobuda asjadest, mida meil üle on. Ja siis tunda, et me oleme väga head inimesed, kui me näiteks anname ära asju, mis meil üle on, mis tegelikult meie jaoks mingisugust tähendust või olulisust ei oma. Aga loobumine millestki, mis on meie jaoks väga oluline. Ja mitte lihtsalt niisama, vaid loobumine millegi suurema heaks või pärast. Me oleme astunud suure paastu aega. Niimoodi nimetatakse 40 päevast perioodi enne ülestõusmispühi. Möödunud teisipäeval tähistasime vastlapäeva. Eestlased ikka käivad Kelgumäel liugu laskmas, nii nagu öeldakse vana kombe kohaselt. Sellel aastal seda teha ei saanud, lihtsalt mäed ja künkad, mis siin on kõik väga mustad või rohelised, lihtsalt lund ei ole. Vastlapäevale järgneb tuhkapäev ja just tuhkapäevast algab siis suur paast, et sellel on viimane liha võtmine. Et vastlapäeval siis me teame Eesti rahvustoidud küll hernesupp ja sinna juurde käib ka seakoot, millest luudes siis sageli tehti vurre, millega lapsed mängisid. See oli viimane liha võtmine. Ja sellele järgnes siis aeg, kus loobuti lihast. Ja kui me räägime ülestõusmispühadest, siis eesti keeles on huvitavalt ülestõusmispühade teine nimetus ka lihavõttepüha. Ehk see oli aeg, mil võeti taas liha. Ja koguduste praktikad seoses paastuga on väga erinevad. Vanemad kirikud on suhteliselt ranged oma kirikukalendri pidamises ja nii ka püütakse suure paastu ajal ja ka näiteks jõuludele eelneval väikese paastu ajal siis sellest kinni pidada. Kindlasti vanal ajal rohkem, tänapäeval on kõik läinud mugavuse ja veidi vabaduse või lõtvuse teed.
protestantlikud kirikud ja vabakirikud nii palju sellest kirikukalendri suurest paastust kinni ei ole pidanud. Võib-olla viimasel ajal rohkemal määral taas on hakatud väärtustama seda kirikukalendri dünaamikat ja rütmi, kus on siis sees ka see paastuaeg. Et ma usun siiski enamus kristlasi on ühel või teisel moel elus paastunud. On kogudusi, kes julgustavad ette võtma kord aastas 40-päevaseid paastusi. Seda peab ütlema, et see on siiski suhteliselt ekstreemne, jah, et me püüame Jeesuse eeskuju järgida, aga seal on juba vaja väga teadlikku lähenemist, mitte päris niimoodi, et mul nüüd tuleb mõte ja nüüd lähen veepaastule 40 päevaks. Et siin üldiselt soovitatakse nõu pidada meditsiinitöötajatega ja teadjamate inimestega, kuidas sinna paastus siseneda, kuidas seal paastus olla, kuidas seal paastust välja tulla. On neid, kes paastuvad kord nädalas, on neid, kes võtavad ühe päeva kuus, on neid, kes teevad nädala lõpupaaste, selliseid praktikaid on väga erinevaid. Üks levinum paast on nii-öelda Danieli paast, kus siis loobutakse millestki oma menüüs. Enamasti siis millestki, mis on meelepärane. Et näiteks ka lihast loobumine näiteks taimetoitlasel ei ole nagu mingisugune ohver, sest ta ei söö niikuinii liha. Et temal oleks see midagi muud, mis tal oleks loomuomane ja mis talle võib-olla meeldib, aga ta teadlikult hoidub ja loobub sellest jällegi mingi eesmärgi nimel. See Danieli paast või see Danieli lugu on tegelikult väga põnev. Ja ma korraks põikan sinna, Daniel oli viidud siis oma sõpradega Jeruusalemmast Babyloniasse, Nebukadnetsar sisuliselt küüditas siis juudi rahva Babyloniasse ja siis ta valis välja siis veidi teravamad poisid, nad olid noored poisid ja hakkas neid koolitama, harima seal Babylonias. Ehk siis nad olid võõrvõimu all, omandasid haridust, nendest koolitati mingi valdkonna spetsialiste selleks, et nad siis hakkaksid tööle hiljem selle okupeeriva võimu või võõrvõimu riigi heaks. Ja seda nad tegid. Aga üks asi, mille osas Daniel pani nagu käe ette, ta ei teinud seda kuidagi ülbelt, ta ei teinud seda kuidagi bravuuritsevalt, vaid väga aupaklikult. Ja ta küsis, et kas on võimalust, et me ei võta osa kuninga roast. Ta võttis vastu hariduse, ta võttis vastu nimemuutuse, sest ta teadis, kes ta on, ta teadis, millesse ja kellesse ta usub. Aga mis puudutas toitu, siis see oli kuidagi nii, juutide jaoks nii oluline, et seal ta pidi tegema ühe pidurduse ja ütlema, et kas on võimalik, et me loobume kuninga veinist ja söökidest ja me jääme ainult taime toidu peale. Ja kuidagi moodi on öeldud, et ta leidis armu. Ta leidis armu ja kuigi kardeti seda, et kui kuningas näeb, et lähete näost valgeks ja jääte kehvaks, kui te liha ei söö, et siis tuleb sellest suur pahandus. Aga lõpptulemus oli see, et kui nad siis 10 päeva võtsid nii-öelda testperioodiks, siis on öeldud, et nad olid lihavamad ja ilusamad välimuse poolest ja priskemad kui ükski teine noortest meestest, kes siis sõid kuninglikku rooga, sest kirjutab Danieli raamatu 1. peatükk 8-15 salm. Miks ta seda tegi? Põhjused olid esiteks, et see toit ei olnud košer, juutide jaoks puhas. Seda võis olla ohverdatud ebajumalatele ja kolmandaks kuninga toidu söömine tähendaks sellist väga selget osadust Babyloniaga. Ja nagu ma ütlesin, ta mitmetes teistes kohtades ei teinud probleemi, aga just toidu koha pealt tegi seda. Ja juutide jaoks muidugi söömine on oluliselt rohkem kui lihtsalt kalorite või süsivesikute või kiudainete või valkude omandamine, vaid see ongi midagi väga-väga palju suuremat. Üks nali on selle kohta, aga juutide jaoks söömine on teema, et kunagi lapsed küsisid Aadama käest,
et issi, et mis seal Eedeni aias ikkagi teil juhtus ja siis Aadam ütles, et emme sõi meid Eedeni aiast välja. Emme sõi meid Eedeni aiast välja. Inimene, kes suudab oma kõhtu kontrollida, suudab ka oma elu kontrollida, ütleb Sokrates. Ja paastumine on tõenäoliselt üks raskemini praktiseeritav usuline praktika ja see on ka põhjus, miks me seda nii tagasihoidlikult praktiseerime. Ilmselgelt see teema, mul ei ole seda väga lihtne jagada, sest kellel vähegi teravam pilk on, see saab aru, et Timo on ilmselgelt vähemal või rohkemal määral ülekaaluline. Ma mäletan, kui siin Eestis käis üks, ta oli see Valgevene või mingi endise Nõukogude Liidu vabariigi ligistunud pastor ja ta oli väga korpulentne, väga suur ja ta rääkis mitmetes teenistustel, ma käisin, kus ta käis siis nii Hiiumaal kui Mandril ja ta rääkis enamasti paastumisest ja mitte niisama väiksest paastust, vaid 40-päevasest paastumisest, et iga kogudus peaks seda tegema. Peame tõdema, et see ei kõlanud väga usutavalt, kuid samas, nagu tegelikult ka minu jutust üsna pea selgub, siis võttagi paastumist kui kehakaalu langetamise projekti, siis asjatundjad ütlevad, et see on kõige halvem mõte üldse sellepärast, et need kilod, mida sa paastumise ajal kaotad, need tulevad pärast väga kiiresti tagasi ja võtavad veel sõbrad ka kaasa. Aga ikkagi, ütleme nii, et mul ei ole väga kerge sellest rääkida, sest ma ei ole väga tugev paastumise praktiseerija. Jah, ma ka selle suure paastu ajal ma ikka igal aastal millestki loobun. Vahel on see digipaast, vahel on see kombineeritud näiteks magusa või saiatoodete paastuga, erinevad asjad, millest ma siis erinevatel aastatel olen loobunud. Ma olen teinud ka nädalalõpupaaste ja ühepäevaseid paaste, aga ma ei pea ennast väga suureks praktikuks selles osas ja see on, ilmselgelt see teema puudutab ka mind, seepärast me näeme Jumala sõnast, et paastumine on oluline. See ei ole midagi, et mõned fanaatikud võivad sellega tegeleda, vaid see on midagi olulist. Ja nagu ma ütlesin, see on üks raskemini praktiseeritav usuline praktika ja kes on paastunud, see teab, et näiteks paastumise ajal aeg liigub väga aeglaselt. Selle kohta on ka, inglise keeles toimib see nali paremini, et koomik Gallagher küsis kunagi, et miks kutsutakse paastumist paastuks? Inglise keeles fast, paastumine ja fast on ka kiire, et miks kutsutakse paastumist kiireks nii-öelda, kui see mõõdub tohutult aeglaselt. Ja nii see on. Söömine meie päevas ei võta lihtsalt 3 korda 20 minutit, vaid ma natuke võib-olla liialdan, aga meie organism peaaegu terve päeva tegeleb seoses söömisega ajust kuni seedeorganiteni välja, et me valmistume mentaalselt teatud mõttes, hakkame juba valmistuma, me teame, et sellel kellaajal on lõunasöök ja siis me sööme ja siis pärast veel toimetab ihu kõige sellega ja siis on juba järgmine söögikord tulemas ja eelnes sellele hommikusöök. Ja kui me oleme näiteks ühe söögikorra päevas jätame ära, siis see ei tähenda lihtsalt, et meil on aega juures 20 minutit, vaid tegelikult me avastame, et nii palju tekib ruumi juurde päeva. Ja kui me näiteks võtame ainult ühe söögikorra päeval või üldse loobume mingiks ajaks söögikordadest, siis meie päev on täiesti teistsugune, tundub, et aeg läheb tohutult aeglaselt. Üks paastumise mõte ongi see, mitte lihtsalt söögist loobuda, vaid mille nimel söögist loobuda. See on ka aja nimel, et me teeme rohkem ruumi Jumala sõna lugemisele, palvetamisele, ehk Jumalaga koos olemisele, Jumala kuulamisele, Jumala otsimisele. Üks mees ütles kord, et mõte paastumisest hirmutab mind. Kui sa ütled, et mul pole raha, siis ma mõtlen, kuidagi jään ellu. Kui sa ütled, et ma pean järgmised 6 kuud magama paljal puitpõrandal, ma mõtlen, see on raske, aga pole probleemi, ma saan sellega hakkama. Aga kui sa ütled, et ma ei tohi 24 tundi midagi süüa, siis tekib mul paanika. Ja ma arvan, et see mees pole ainuke. See on mõneti arusaadav. Ajakiri
Today's Christian Woman avaldas loo mehest, kes teatas oma perele, et ta hakkab paastuma ja palvetama ja ta 5-aastane tütar mõistis, et see on seotud sellega, et ta ei söö. Ja siis ta ütles isale, et ei, sa ei saa paastuda, sa sured ära. Ja isa ütles tütrele, püüdis teda lohutada, et ära muretse, et tead, et piiblis väga paljud mehed ja naised on paastunud. Ja siis tüdruk mõtles selle peale, no jah, aga nad ju kõik ka surid ära. Milles osast oli kõik täiesti õigus. Tervise hüved või see, mis puudutab seda füüsilist ihu ja see, mida paastumine kaasa toob meie füüsilise ihule, see on ainult väga väikene kõrval kaasmõju. Kui panna täna interneti küll otsing paastumine, sõna paastumine, siis sa leiad tonnide viisi kirjeldusi just nimelt dieedist ja näljutamisest ja tervislikust toitumisest ja nii edasi. Ehk siis sõna tähendus on aja jooksul lihtsalt muutunud. Tänapäeva inimesed ei oska seostada seda üldse nagu väga vaimuliku poolega. Just kohalik ajaleht pöördus minu poole ja ütles, et me oleme kirjutamas artiklit paastumisest, et aga just seal füüsilisest poolest, et kas te olete nõus kirjutama sellest teisest poolest, ta ütles küll hingelisest poolest. Ja muidugi ma hea meelega olin selleks valmis. Nii et esimene mõte seoses paastumisega, lisaks sellele, et see ei meeldi meile, on see, et me paastuksime õigesti ja õigesti paastumise vundament on see, et me teeksime seda õigetel motiividel. Miks me seda üldse teeme? Räägi kogu maarahvale ja preestreile ja ütle, kui te olete paastunud ja kurtnud 5. ja 7. kuus, need 70 aastat, kas te siis mulle olete paastunud, ütleb Sakaaria 7.5. Paastumise eesmärk ei saa olla kellelegi millegi tõestamine. Nagu siin Jumal ilmselgelt annab oma rahvale mõista, et te olete küll paastunud, aga te olete teinud seda täiesti vääratel motiividel. Te pole üldse seda seoses minuga teinud. Te olete just tahtnud kellelegi esineda või mingisuguseid linnukesi kuskile kirja saada, et kas te siis mulle olete paastunud. Jeesus ütles variseridele, et kui te paastute, ärge olge kurvanäolised nagu silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma palge näotuks, et näidata inimestele oma paastumist. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Aga sina, kui sa oled paastumas, siis võia oma pead ja pese oma nägu, et su paastumine ei oleks näha inimestele, vaid su isale, kes on varjatud ja sinu isa, kes näeb varjatut, tasub sulle. Mattuse 6, 16-17. Variserid kippusid paastuma esmaspäeviti ja neljapäeviti ja need olid turupäevad. Need olid need päevad, kui oli võimalikult suure rahva hulgale demonstreerida oma paastu. Ja ilmselgelt me mõistame, mõeldes variseride peale, et see on ju vale motiiv. Ja samas võib-olla vahel mõteldes iseenda peale, siis me nii mõndagi vaimulikku asja võib-olla teeme just sellel varjatud motiivil, et demonstreerida oma pühadust. Näiteks paastumisega seoses ka see pühaduse demonstreerimine on see, et õigeusu kirikus soovitatakse selliselt paastuda, et kui sa näiteks külla lähed, siis sa ei hakka, ei, ma paastun, ma ei söö seda või teist, vaid võta kõike vastu, mis sulle pakutakse. Ehk see sellises kontekstis ütlemine, et ei, ma ei võta, ma ei saa, see on pigem niisugune vaimulik poosetamine või oma pühaduse näitamine. Pigem soovitatakse, kui sa paastud, ära räägi sellest kellegile, ära püüa seda kuidagi välja näidata, vaid tee kõik vastupidi, et sa ei paistaks veel. Muidugi pereliikmetega on teistmoodi, eks nendele tuleb ju rääkida. Paastumisega ei saa me tõestada ka Jumalale mitte midagi. Me ei saa mitte millegagi Jumalale midagi tõestada. Selle arusaamiseni jõudmine võib-olla võtab meie elus aega, aga kui see tuleb meie ellu, siis see annab teatud vabaduse. Me ei saa Jumalale mitte midagi tõestada. Meil pole vaja, ta teab kõike. Ja see, kui me paastume, sellega me ka ei tõesta talle midagi. See ei ole mingisugune salapärane valuuta, mida me kuskilt siis saame või see paastumise kaudu saame, siis me anname Jumalale ja saame selle eest mingisugused häid kaupu tema käest. Ma paastun, siis Jumal on kohustatud ju midagi tegema. Ma olen
neid kogemusi ka olnud, võib-olla iseenda sees ka ja ka nüüd väljapoolt kuuldes, et ma võtsin tõesti 20 päeva või 40 päeva ja mitte midagi ei juhtunud. Asjad läksid hoopiski hullemaks. See ei toimi selliselt vorsti vastu teenena. Aga küll on paastumine mingi eelduse loomine ka või ukse avamine. Et kui sul on, ma ei tea, toas külm ja väljas on soe ja sa tahad, et see soe õhk tuleks tuppa, siis sa teed ukse lahti või akna lahti. Sa ei osta seda sooja õhku kuidagi, vaid sa lood võimaluse. Ja selleks, kui me eraldame aega Jumala jaoks, selleks, kui me püüame oma organismis luua ka midagi sellist, et meie organism oleks vaimulikult vastuvõtlikum, see on eelduse loomine, mitte mingisugune tegu, mis vääriks siis mingisugust tulemust Jumala käest. Mingid põhjus-tagajärg seosed kehtivad loomulikult ka paastumisega seoses. Nii nagu korralikult magades me tunneme ennast järgmisel päeval reeglina hästi, rahuldavamat ja tervemat elu. Nii on ka paastumisel selged vaimulikud tagajärjed ja kaasnähud, kas siis lühemas või pikemas perspektiivis. Mis peaks olema meie peamine põhjus paastumiseks, võime ju siis küsida, kui on oht, et me palume ja paastume valedel motiividel. Kõige lihtsamalt ja selgemalt öeldes on see, et saada lähemale Jumalale. Piiblis on erinevaid näiteid, kui minnakse lahingusse, kui parandatakse meelt ja see mahub, ma usun, kõik sinna sisse, et saada lähemale Jumalale, et meie suhestumine Jumalaga oleks õigem või puhtam või selgem. John Piper on ütelnud niimoodi, et kristlik paastumine on sügaval sisimas igatsus Jumala järele, koduigatsus tema juurde. Ja ma olen kohanud ka inimesi, kes on ütelnud, et nemad teadlikult toidust ei loobu paastumiseks, et nüüd ma võtan ette paastuma ja paastumine hakkab sellest pihta, et ma loobun toidust. Vaid nad ütlevad, meil käib see teistmoodi, et Jumal paneb midagi nii tugevalt südame peale, nii hakkab midagi põletama, et sa mõtled sellele ja sa palud ja sa mõtled ja sa palud ja sa nagu elad selle sees, et sa lihtsalt söök ununeb ära. Et sa paastud nagu teistpidi. Et kui me mõtleme, et me paastume, jätame söögi kõrvale ja siis juhtub midagi, siis võib-olla isegi õigemat pidi on see, et Jumal teeb midagi nii elavaks meie jaoks, et see vähendab teiste asjade tähendust ja osakaalu meie elus. Koduigatsus tema juurde. Aga see ikkagi, enamasti on ta ikkagi sedapidi, et kui me oleme kuskil võõral maal ja meil on koduigatsus kodu järele ja me tahame koju saada, siis see kodutunne ja koduigatsus ei kanna meid koju, vaid meil on ikkagi vaja kohver kokku panna ja astuda oma esimene samm ja astuda bussi peale või lennuki peale ja lennata sinna. Paastumine ei ole lihtsalt paastumine millestki, ehk me loobume millestki, vaid me paastume millekski, millegi heaks, millegi jaoks. Kui mõtelda üldse paastu kui sellise peale, siis varasemad kirjutised või väljendused üldse paastumise kohta me leiame Piiblist, Vanast Testamendist. Näiteks kohtumõistjate raamatus on kirjeldatud Iisraeli rahva paastu enne otsustavat lahingut ja esimeses Saamuli raamatus räägitakse meeleparanduslikust paastust ja Jumala otsimisest. Neid näiteid on väga-väga palju ja kui mõni ütleb, et Uues Testamendis Jeesus lükkab kuidagi ümber selle, et paastuda pole vaja, see, millest ta rääkis, oli variseride see silmakirjalikkus, nad teevad seda valedel motiividel ja te täidate mingisugused reeglid ära, aga see on kuidagi süda kaugele jäänud. Enamus kirikutes peetakse kiriku aastas siis ülestõusmispühadele eelnevat paastu, milles me täna oleme, vanemates kirikutes ka jõulueelset väikest paastu, et meie oleme harjunud sellega, et see on see aeg, kui hakkab nagu
hakkame ennast üles ketrama jõulupidustusteks ja kingitusteks ja sahmime siia ja sinna, siis traditsiooniliselt on see olnud hoopiski vaikseks jäämise aeg, see on ju ootusaeg, Kristuse ootusaeg ja sageli seotud paastuga. Mida paast siis meiega teeb? Paastumise mõju inimese hingele ja kehale on küllaltki sarnane ja see märksõna on puhastumine. Puhastumine, räägitakse paastumise puhul, kuidas mürkained lähevad organismist välja ja me oma elus täidame ennast igasuguse prügiga, nii füüsiliselt kui vaimulikult. Ja kui siis see paastumine füüsilisele kehale mõjub selliselt, et mingid kahjulikud ained saavad meie organismist välja minna, siis samasugune puhastumine toimub meie vaimuga, meie mõttemaailmas, mis on tohutu ülekülluse all. See, mis kõik meie mõttemaailma haarab, see on tohutult palju, tohutu mass mõtteid ja info hulka. Ja nüüd on loomulik, et selles ka suhestes Jumalaga me kasutame oma mõtlemist, me kasutame oma meeli, me kasutame oma aju. Ja kui see on nii totaalselt ülekoormatud või täidetud kõikvõimalike asjadega, siis on loomulik, et meil on keeruline palvetada, meil on keeruline kuulda Jumala häält. Ja seega paastumine on võib-olla selline üks punkt sellistes puhastumise protsessides. Üks, mida ka jällegi uuemates kogudustes ja nooremates kogudustes eriti ei praktiseerita, aga mis vanades kogudustes ja kloostrites on väga olulisel kohal, on ka selline vaikimisaeg. Ja aeg, kui me nagu keerame kinni igasugused infokanalid ja ka selle kanali, mis siit välja tuleb. Kui ma ütlen, et paastumine on keeruline, siis ma küll kahtlustan, et tänapäeva inimesele võib ka see vait olemine olla päris keeruline. Aga sellel on jällegi mitte niisama enese piitsutamiseks, vaid see on eesmärk, et siin midagi korrastuks, mingisugused asjad voolaks välja ja see kanal taevaga võiks selgineda. Puhastumine. Religioosse paastu eesmärk on teha rohkem ruumi vaimsele, palvele, meditatsioonile, piibli lugemisele ja kõige selle kaudu ka kõikide nende jumalike väärtuste vastuvõtmisele, mida ta tahab, mis meis elaks ja mis meist välja tuleks. Ja enamasti takistab meid selles tohutu infomüra ja sellega seonduv ärevus. Teadlik aja võtmine, kus me distsiplineerime oma keha, kus me loobume oma toidust, vähemal rohkemal määral või ka meelelahutusest, see kasvatab meie tundlikkust Jumalale, tundlikkust vaimulikule ja kindlasti aitab meil tundma õppida iseennast. Keegi on ütelnud, et alles püüd loobuda millestki näitab, kas ja kui palju see tegelikult meie elu kontrollib. Üks mõtteid paastu praktiseerimisel on sõnastatud Pauluse poolt näiteks nii, et ma löön oma ihu ja teen selle oma orjaks. Paast on otse kui ihule koha kätte näitamine, et sina ei ole see, kes sa ütled viimase sõna või otsustad, mis minu elus sünnib, vaid ma teen seda ise. Ma oman meelevalda sinu üle. Me täidame ennast, nii kui ma ütlesin, sageli füüsilisele rämpstoidule lisaks ka vaimse rämpstoiduga ja paastumine on otse kui ka loomulik osa vaimulikust hügieenist, nii nagu hammaste pesemine või duši all käimine. Meeles muidugi tuleks pidada ka seda, et sellest pole kuigi palju kasu, kui me loobume lihasöömisest, aga oma venna, õe või naise või mehe või lapsed sööme selle käigus ära. Ma liigun lõpetuseks laiemalt loobumise juurde. Selle maailma motto on progress, kõike rohkem, kõike suuremal määral, sellepärast et see, mis on, see ju tüütab. Et me mõtleme, et me oleme õnnelikud siis, kui meil mingisugused asju on elus. Tegelikult teeb meid õnnelikuks see, kui me saame midagi oma elus. Kui midagi uut saame, siis see, me teame seda elevust, me teame seda emotsiooni, olgu see siis uus auto või uus telefon või mingi uus asi, mida me kasutame oma
hobideks või ma ei tea, uus köögikombain või tänapäeval aina rohkem uus naine, uus mees, see elevus, mis tekib sellega, see on meil ühel või teisel moel nüüd teada ja me teame ka seda, kui kiiresti see elevus kaob. Kui kiiresti see muutub tavaliseks ja siis me vajame uut impulssi millegi jaoks, mis jälle oleks uus, et me tunneksime ennast õnnelikumana. See on see saamise protsess tegelikult, mis meid siis selle juures õnnestab. Ja seda enam tundub võõrana, kui me oleme sellises progressi maailmas, et kõike rohkem, kõik suuremaks. Seda enam tundub võõrana Uue Testamendi õpetus, mis kutsub elama loobumise elu. Kierkegaard on ütelnud, et tõeline usk nõuab valmisolekut loobuda kõigest ja samas uskuda, et Jumal annab kõik tagasi. See on ühtepidi tundub nagu väga radikaalne, aga teistpidi, kuidas sa teistmoodi kristlikku elu päriselt elad? See ongi see, et sa oled valmis ühtepidi loobuma kõigest, uskudes, et Jumal annab kõik tagasi. Ja see on Jumala tõotus tegelikult. Ja kohe tuleb meelde muidugi Abrahami lugu, kui ta oma poja viis mäele. Nii et Kierkegaard nägi loobumist osana eksistentsiaalsest valikust. Ja ta jaotaski elu esteetiliseks ja eetiliseks ja religioosseks. Ehk siis esteetiline elu oli see, kus inimene püüab vältida kannatusi, elades meelelises rahulolus, kui naudingute otsimine. Eetiline elu on see, et kui inimene loobub oma ihadest ja järgib mingisuguseid kõrgemaid väärtusi. Ja religioosne elu, mida Kierkegaard peab kõige kõrgemaks elamise vormiks, see on tase, kus inimene teeb absurdse usuhüppe ja loobub täielikult iseendast Jumala nimel. Ma ei tea, kui absurdne või pigem loogiline see usuhüppe on, aga see on see, milleks Jeesus kutsub meid ja Jumala sõna kutsub meid. Johannes Chrysostomos 4. sajandist ütleb, et see, kes loobub ajalikest asjadest, on tõeliselt rikas, sest ta omab taevast. Ja see absurdne usuhüppe muutub loomulikuks või loogiliseks usuhüppeks just sellepärast, kui me oleme kohtunud Jeesusega, kes on nii paljust loobunud meie heaks. Ja siis ei tundu see kuidagi hüppe tundmatusse, kui me oma elu tema kätte usaldame. Mõtelge iseenesest seda sama, mida Kristuses Jeesuses, kes olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid ta loobus. Meil pole aimugi tegelikult lõpuni, millest Jeesus kõik loobus. Ja mille vastu ta vahetas selle taevas au, kui ta tuli siia maa peale. Aga ta loobus iseenese olust, ta võttis orja kuju, saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ja ta tegi seda kõike meie pärast. Ja selle kõrval see meie väikese elu üleandmine temale teades, et me anname elu kellelegi, kes meid armastab, kes meil soovib kõige paremat ja kes on ainsana võimeline meie elus selle kõige parema esile tooma, ei tundu sugugi selle absurdse usuhüppena. Ma olen seda vist vahel kasutanud, aga minu meelest lihtsalt Arvo Pärt on kuidagi selle kirjeldanud nii ilusasti, et mis see loobumine on või miks see loobumine nii oluline on. Ja Arvo Pärt on kirjeldanud elu lõputu jagamistehtena, mitte korrutamistehtena, nagu meie oleks harjunud või liitmistehtena, et kogu aeg midagi juurde surres rohkem asju, vaid jagamistehe selleks, et jõuda aina lähemale sellele ühele. Ja selle ühe all peab ta silmas Kristust. Ma tsiteerin, tahaksin minna välja selle ühe punktini, kust kõik pärineb. Vahel ütlen selle kohta ka ühine nimetaja. Neile väga keerulistele lõpmatutelt suurele hulgale murdudele, murdarvudele ja igasugustele valemitele. Kõige taga peab olema üks. Tsitaadi lõpp. Ja Arvo Pärt siis kirjeldab elu sellena, et elu on üks jagamine ja taandamine selleks, et me saaks selle elunumbri võimalikult lähedale sellele number 1.
ja üks selle taandamise või jagamise võimalusi on paast. Loobumine millestki, et meie vahekord Jumalaga saaks kasvada, et me ise võiksime vaimulikult areneda, et me võiksime iseennast rohkem tundma õppida. Loobumine on üks tähtsamaid kristliku elu põhimõtteid, et Jumala riik on kuidagi niisugune tagurpidi maailm, et kui me sureme, siis me elame, kui me anname, siis me saame, kui me otsime tagumisi kohti, siis tõstetakse meid esimestesse kohtadesse. Kui me iseennast alandame, siis meid ülendatakse, kui sa tahad valitseda, siis teeni ja nii edasi ja nii edasi. Ja just selle jaoks on Jeesus meile jätnud eeskuju. Ja ütleb üks tuntud kristlik laul ka, et loobud sa, õnnistab ta. Loobud sa, õnnistab ta. See annab võimaluse. Me avame ukse Jumala tahtele, Jumala ligiolule, Jumala suurusele. Isa, tänu sulle selle aja eest, kuhu me astunud oleme, kui ka kirik on võtnud ühe aja ja välja kuulutanud ühe aja selleks, et otsida sind rohkemal määral, selleks, et loobuda, selleks, et leida. Issand, tänu sulle, et sina õpetad meid oma tarkusega, kuidas ka seda paastuaega kasutada. Meil igalühel isiklikult, mitte vaadates teiste elusid, vaid vaadates iseenda elu. Issand, aita meil välja astuda mugavusest, aita meil välja astuda sellisest võib-olla vahel isekast lodevusest, selleks, et teha rohkem ruumi sinule, sinu tahtele, et me võiksime elada rohkem seda, mida me võib-olla üsna tihti räägime, elada sinule, teha sinu tahet, kuulda sinu häält ja kuuletuda sellele. Selleks, et me võiksime armastada inimese enda ümber, teenida inimese enda ümber, õnnistada inimese enda ümber ja läbi kõige selle saada ise õnnistatud ja üles tõstetud, nii nagu sinu sõna tõotab. Tänu sulle, issand, õnnista meie kogudust, õnnista kogudusi Toronto linnas, Eesti kogudusi, inglisekeelseid kogudusi, õnnista Christchurchi, kellega me kirikut jagame, õnnista Eestimaad. Issand, me vajame sind. Issand, me igatseme erilisi kohtumisi ka sellel ülestõusmispüha eelsel ajal, kui me oleme koos sinuga. Jeesuse nimel, amen.
sellised olid meie mõtted, palved, muusika. Ma väga loodan, et Jumal sai kuidagi inspireerida sinu südant või julgustada sind ka selles osas, kuidas veel eelolevat paastuaega kasutada selliselt, et see oleks õnnistuseks sinule, sind ümbritsevatele inimestele ja sinu Jumala suhtele. Võtame kaasa eelolevasse nädalasse ka õnnistussõnad. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale üle sinu ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Amen, olgu õnnistatud ja meeldetuletuseks, et 20. märtsil toimub koguduse koosolek, mis siis eelmisel korral lumetormi tõttu edasi lükkus. Tõenäoliselt 20. märtsil seda ohtu ei ole, aga muidugi mine sa tea. Praegu seisuga 20. märtsil kell 7 õhtul Broadview tänaval on võimalus kokku saada selleks, et vaadata veidike selja taha ja kindlasti ka